Kui Vene sõdurid surevad rindel massiliselt, peidab Putin end salajastes kontorites üle kogu Venemaa. Vene poliitika suur jaanalind on oma pea sügavale liiva alla peitnud, sest ta eitab täielikult seda, mida ta näeb. Kuigi Kreml tunnistab, et Ukraina sõda on kaotatud, jääb Putin ainsaks venelaseks, kes tõsiselt usub, et Venemaa võib võita. See ei ole reaalsus. See on Putini enda loodud illusioon, mis püsib isegi siis, kui Ukraina teeb midagi nii suurt, et kõik Venemaa plaanid varisevad kokku. Praegu on Ukrainal lahinguväljal tohutu eelis ja see on kõik tänu tehnoloogiale, mille Ukraina on esile toonud alates Putini sissetungi algusest. Droonid. Täpsemalt öeldes põhjustavad Ukraina keskmaa droonid Venemaa vägedele suurt kahju, rünnates rindeliini taga. See omakorda rikub Vene logistika, hävitab juhtimis- ja kontrollkeskused ning takistab Venemaal Venemaa tagalast rünnakuid alustada. Ukraina on sellest võimalusest kinni haaranud. Ta kasutab ära selgelt ilmnenud tehnoloogilist lõhet enda ja Venemaa vahel, et korraldada vasturünnakuid ning külvata segadust Vene tagalas. Kõik see viitab ühele selgele tõsiasjale. Ukraina on praegu paremas seisus kui peaaegu aasta jooksul kordagi. Seda ütles Ukraina president Volodymyr Zelenski, kes teatas 3. aprillil, et Ühendkuningriigi allikatest saadud luureandmed näitavad, et rindeolukord Ukrainas on praegu sama hea, kui pole ammu olnud. Muide, kolmapäeval sain raporti oma luurelt ja analüüsi Briti luurelt. Sain MI6 hinnangu olukorrale meie rindel, täpsemalt, et praegune olukord on Ukraina jaoks parim viimase 10 kuu jooksul, teatas Zelenski. Keskmise tegevusraadiusega droonid on selle peamised põhjused. Ja Kremlis ning Venemaa sõjatööstuskompleksis on palju neid, kes üritavad Putinit hoiatada, isegi kui Venemaa president kõnnib ringi sõrmed kindlalt kõrvades. Me tuleme nende hoiatuste ja Putini illusioonide juurde varsti tagasi. Kõigepealt toetab Institute for the Study of War ehk ISV hinnangut, et Ukraina droonid valitsevad praegu õhuruumi. 10. aprilli postituses X-is ütles ISW, et Vene ja Ukraina raportid näivad kinnitavat lahinguvälja teateid, et Ukraina väed on saavutanud droonide ülekaalu Vene vägede ees lahinguväljal. See eelis on ISW sõnul Venemaa takerdunud kevadründe ja Ukraina edukate vasturünnakute keskmes. Ukraina viimaste edusammude võtmeks näib olevat rünnakute sagenemine Vene õhutõrjesüsteemide vastu, mis omakorda on avanud turvalised õhukoridorid, võimaldades teisi varem mainitud keskmaa droonirünnakuid. Atlantic Council liisab, et pärast aastaid kestnud vastastikuseid droonirünnakuid on Ukraina nüüd Venemaa ees selgelt juhtpositsioonil. Lühikese ja pika ulatusega rünnakutele on lisandunud ka rünnakud Putini vägede vastu nende lähitagalas, mis tähendab, et Ukraina suudab katta vahemaa, mis jääb nende FPV droonide umbes 20 kilomeetri ulatusest kaugemale Ukraina ulatuslikes tapatsoondes. Ja kaugemale kui 300 kilomeetrit, mille Ukraina kaugmaadroonid suudavad läbida, et sooritada rünnakuid juba Venemaa enda territooriumil. Jällegi, kõik sõltub tehnoloogiast. Ukraina tehnoloogia on parem kui Venemaa oma. Ja see on uudis, mida Putin lihtsalt ei suuda taluda. See läheb narratiiviga vastuollu, rikub propaganda ära. Aga numbrid ei valeta ja need ütlevad kõik, mida on vaja öelda Venemaa pealetungi kohta praegu. Alates jaanuarist on Ukraina keskmaa rünnakute arv peaaegu kolmekordistunud. Peatatud andmetel oli jaanuaris 41 rünnakut. Veebruaris lasi Ukraina välja 61 oma keskmaa drooni ning märtsis saatis Ukraina Venemaa suunas juba 115 oma uut surmavat relva. Need keskmaa rünnakud on osa 11 000 lahinguülesandest päevas, mida Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrskõi sõnul Ukraina mehitamata süsteemide väed nüüd täidavad. See on ohjeldamatu drooni ülemvõim ning märts oli seni selle kõige tipuks. Ukraina drooniväed hävitasid 150 000 kinnitatud sihtmärki, mis on 50% rohkem kui veebruaris tabati. Ja numbrid aina kasvavad. Ukraina keskmaa rünnakud on purustanud 143 Venemaa lao- ja logistikaobjekti, lisab Sõrskõi. Veel 52 Vene juhtimispunkti on langenud Ukraina droonide ülekaalu tõttu. Samuti 20 riigi nafta, gaasi ja energiarajatist tagalas. Need numbrid peaksid olema vaieldamatud ja paljudele Venemaal need seda ei ole. Isegi kui Putin üritab pead liiva alla peita, kõlavad Kremlis häirekellad. Vene hierarhia näeb katastroofi, mis areneb, isegi kui Putin seda ei näe, ja nad üritavad teda hoiatada. Nagu RBC Ukrain teatas, 10. aprillil üritab mitte keegi muu kui Andrei Beljussov, kes on olnud Venemaa kaitseminister alates maist 2024, võttes selle koha pärast seda, kui Putin tagandas Sergei Šoigu, rääkida Putinile, mis toimub. Väidetavalt on Beljussov öelnud, et droonide olukord Ukrainas on nüüd kriitiline, kuna Ukraina on jõudnud punkti, kus tal on nii tehnoloogiline kui ka arvuline ülekaal Vene vägede ees.
Starlinki kaotus näib samuti olevat vähendanud Venemaa droonirünnakute tõusust okupeeritud aladelt. Ja Ukraina on välja töötanud uue põlvkonna varustuse, mis erineb kõigest sellest, mida Venemaa on varem näinud. Venemaa ei ole suures osas valmis toime tulema keerukamate süsteemidega, mida Ukraina kasutusele võtab, ja Kreml teab seda. Mees, kelle Vladimir Putin ise määras selliste probleemide avastamiseks ja lahenduste leidmiseks, karjub sellepärast avalikult, kuid Putin lihtsalt ei kuula teda. Kõige sellega ütleb Beljussov tegelikult, et sõda on praeguses seisus Venemaa jaoks kaotatud, kui Vladimir Putin ei suuda teha midagi muud peale selle, et ta saadab riigi sõdureid lihaveskisse, mille ta ise on loonud. Aga kui Beljussov püüab Vladimir Putinile seda uudist rahulikult edastada, siis on Venemaal ka teisi, kes on palju vihasemad. Need on sõjablogijad. Ja niil on palju öelda Venemaa sõjakäigu seisukohta Ukrainas praegu. Kui Putin ei oleks nii hõivatud end reaalsusest isoleerimisega, siis ta näeks, et viimase 4 aasta jooksul on sõjablogijad liikunud pidevast patriootlikust pugemisest Venemaa sissetungi avaliku kritiseerimiseni. Need blogijad ei ütle, et sissetung poleks tohtinud kunagi toimuda. Selle asemel ütlevad nad Putinile, sageli kaudselt, et sissetung on olnud läbikukkumine pideva sõjalise ebakompetentsuse tõttu. Kogu Venemaal pöördavad nüüd professionaalsed propagandistid Putini vastu. Aleksei Šidajev, kes juhib Uškuniki keskust, mis vastutab suure osa Venemaa droonide arendamise eest, on läinud sellest, et ta vaevu suutis suud avada ilma Putinit kiitmata, selleni, et ta kritiseerib nüüd kogu Vene ühiskonda. Šidajev väidab, et Venemaa on rajanud oma ühiskonna feodalismile. Ja see tagurlik mõtteviis võtab kodanikelt nende õigused ning sulgeb ukse sellisele innovatsioonile, mis võimaldaks Venemaal sammu pidada Ukraina tehnoloogiliste edusammudega. Teiste kriitikute hulka kuulub ka sõjablogija Rüübar, kellel on Telegramis umbes 1 miljon jälgijat. Tema ja teised temataolised ütlevad nüüd, et Venemaa pealetung Ukrainas on ummikusse jooksnud. Nad astuvad välja mobilisatsiooni võimaluse vastu, väites, et see oleks praegustes oludes mõttetu ning süüdistavad isegi Putini kindraleid rindel selles, et nad varjavad temalt tegelikkust, ainult selleks, et Vene president saaks jätkuvalt ekseldama illusioonide meres. Kremli toetajad kritiseerivad avalikult taktikat, väejuhte ja isegi seda Venemaad, mille Putin on üles ehitanud. Need toetajad ei tee seda pahatahtlikkusest Putini vastu. Tema autoritaarsus ongi see, mis teda võimul hoiab. Nad tahavad, et Putin aksepteeriks lahinguvälja reaalsust ja mõistaks, et taktikad, mis on seni toonud üle 1,3 miljoni kaotuse ja toovad veelgi rohkem, ei töötanud siis ega tööta kindlasti nüüd, kui Ukraina droonide ülekaal on nii suur. Venemaa jaoks on asjad juba hakanud muutuma. Aga olukord on veelgi teravnenud. Kui Ukraina kasutab rindel oma tehnoloogilist eelist, teed ta sama ka tagalas. Ukraina jaoks on kaitse sama tõhus kui rünnak ja kohe selgitame täpselt, mida see tähendab. Enne kui me seda teeme, väike märkus, te vaatate saadet The Military Show. Sellist analüüsi tuleb veel palju, nii et telli kanal, et sa ei jääks ühestki videost ilma. Kaitseliinil muutub Ukraina droonide eelis sama oluliseks kui nende ründeeelis. Ukraina odavad ja ülimalt tõhusad tõrjedroonid hävitavad rohkem Venemaa kaugmaa ründedroone kui kunagi varem. Jällegi, numbrid ei valeta. Ukraina tõrjus jaanuaris 2975 Venemaa drooni. See number tõusis veebruaris 3679, siis sööstis see üles nagu rakett. Märtsis võttis Ukraina ISW andmetel enne kahju tekitamist alla 7674 Venemaa drooni. Ära alahinda selle konkreetse lahinguvälja arengut. Peamine põhjus, miks Venemaa saadab Ukrainasse nii palju droone, on see, et saavutada täpselt seda, mida Ukraina praegu Venemaa vägede vastu teeb. Shahedid on mõeldud Ukraina taristu purustamiseks. Need hävitavad sõjalisi sihtmärke, terroriseerivad tsiviilelanikke ja lõhuvad energiavõrke. Kõik see on selleks, et nõrgestada Ukraina kaitsevõimet rindel. Kuid nüüd, kui Ukraina tõrjevõime kasvab ja Venemaa ei leia vastust Ukraina lahinguväljale toodud tehnoloogilistele edusammudele, kaob see kõik käest. Ukraina murrab Venemaa tagalat. Venemaal ei õnnestu sama teha Ukrainale. Ja milline on olnud Putini vastus kõigele sellele? Ta lihtsalt toetub valele Ukraina sõja narratiivile, käitudes nii, nagu Venemaa tegutseks endiselt jõupositsioonilt. Oleme seda näinud nii hiljuti kui 7. aprillil. Kui tuli uudis, et Ukraina on droonitehnoloogia vallas Venemaast mööda läinud, ei ole Putin midagi sisulist ette võtnud, et probleemiga tegeleda. Ta kindlasti ei muuda Venemaa taktikat. Venemaa kaotas ainuüksi 24 tunni jooksul enne 11. aprilli 1440 sõdurit, nii et kahuriliha antakse endiselt Ukraina droonidele kandikul ette. Ei, kõik, mida Putin on suutnud sellele kõigele vastuseks teha, on anda nõrk hoiatus Balti riikidele, keda ta usub aitavat Ukrainat selle kaugmaa droonide kampaanias Venemaa vastu.
Venemaalt on tulnud ähmaseid ähvardusi vastumeetmete kohta, kui Eesti ja Läti koos Soomega lubavad Ukrainal kasutada oma õhuruumi, et korraldada kaugmaa rünnakuid Venemaa Läänemere naftataristu vastu. Ukraina on seda palju teinud. Venemaa 2 peamist Balti sadamat suleti märtsi lõpus ja aprilli alguses, kui Ukraina droonid tabasid neid korduvalt. Aga see on kõik, mida Putin suudab teha. Ta loobib samu ähvardusi nagu alati, samal ajal kui ta täiesti valesti mõistab ja ignoreerib tegelikku probleemi, mis tal ees seisab. See ei ole see, et Balti riigid aitavad Ukrainat, mille pärast Putin peaks muretsema. Tema enda tahtlikud illusioonid on palju suurem probleem. Ja neist illusioonidest peamine on arusaam, et Venemaa on kuidagi suuteline võitma sõda, mille Putin alustas. 9. aprillil kirjeldas Robert Fox, kes on Suurbritannia väljaande The Standard kaitsetoimetaja, kuidas Putin keeldub reaalsust aksepteerimast. Nad ründavad Venemaad sügavuti ja see põhjustab tõelist kahju, ütleb Fox Ukraina kohta, lisades. Aga probleem on selles, et kuigi Vene ajalehtedesse jõuavad teated tekitatud kahjust, on Putin ise selle kõige suhtes täielikus eituses. Nii see ongi. Isegi kui Vene meedia, riigi sõjablogijad ja isegi tema enda kaitseminister teda hoiatavad, keeldub Putin kedagi kuulamast. Temast on kiiresti saamas ainus venelane, kes usub, et seda sõda on veel võimalik võita, isegi kui Kreml ise ütleb talle, et olukord Ukrainas on kriitiline. Küsimus on nüüd selles, kui kaua suudab Putin eituses püsida, kui kõik tema ümber kokku variseb. Märtsis tõusis Venemaa igakuine kaotuste määr 29% võrra, jõudes rekordilise 35 351-ni, kusjuures 96% neist kaotustest põhjustasid droonid. Samal kuul purustas Venemaa ka oma 2026 aasta ühe päeva suurima kaotuste rekordi, kaotades 17. märtsil 1710 sõdurit. Aga me teame, et lahinguväljal hukkunud ei avalda Putinile muljet, isegi kui numbrid on nii suured. Ta kohtleb oma sõdureid kahurilihana, nii et nad teevadki põhimõtteliselt seda, mida ta neilt ootab. Mis võib Putini tähelepanu tõmmata, on Ukraina tegevus Venemaa Balti sadamates. Naftahindade tõusust, mis järgnes Operation Epic Fury'le Iraanis, oodati peaaegu $1 miljardit suurust ootamatut tulu, kuid need Balti droonirünnakud on selle Kremli haardest välja kiskunud. Isegi Putini vaenlased hoiatavad teda, et on aeg lõpetada sõda, mida ta ei suuda võita. Prantsusmaa Euroopa ja välisasjade minister Jean-Noël Barrot ütles Putinile täpselt, millega ta silmitsi seisab, kui Euroopa Liit kuulutas märtsis välja uue sanktsioonide paketi. See on reaalsus, nii et Vladimir Putin peab faktidega silmitsi seisma. Agressioonisõda, kuhu ta oma riigi viis, riskides selle kurnamise ja diskrediteerimisega, peab lõppema. See on strateegiline, poliitiline ja majanduslik läbikukkumine, mis peab kohe lõppema. Barrot ütles, et ta tõi esile Venemaa läbikukkumised mitte ainult Ukrainas, vaid kogu maailmas. Aafrikas, ütleb Barrot, investeerib Euroopa Liit nüüd 200 korda rohkem kui Venemaa. See on mõjusfäär, mis libiseb Putini käest ära. Nikolai Maduro, Ali Khomeini ja Bashar al-Assadi kaotused Venezuelas, Iraanis ja Süürias on omakorda andnud Venemaa ülemaailmsele mõjule veelgi suuremaid hoope. Putin variseb kokku nii ülemaailmsel areenil kui ka Ukrainas. Kindlasti peab Putin hakkama kedagi kuulama. Tema enda ministrid, Vene sõjablogijad, välisministrid, põlev nafta, surnud Vene sõdurid, auk Venemaa pangakontol, Ukraina keskmaa droonide vihin, kui need hävitavad järjekordseid varasid vahetustagalas. Vähemalt üks neist asjadest peab suutma Putini eitusest läbi murda, panema teda mõistma, et ükskõik millist võitu ta kunagi Ukraina sõjas ette kujutas, on see nüüd võimatu. Tahaks ju nii arvata, eks ole. Aga Putin on endiselt oma illusioonis kinni ja see paneb teda tegutsema viisil, mis tema arvates näitab jõudu, kuid kõigile, kes jälgivad Venemaa arvukaid läbikukkumisi Ukrainas, on need tegelikult meeleheite märgid. Kui Putin pidas 2025 aasta lõpus Venemaal oma aastavahetuse kõne, ütles ta Vene rahvale, et tema ja seega ka nemad peaksid uskuma Venemaa sõjaväkke ja selle võitu. See oli umbes sel ajal, kui Venemaa teeskles territooriumi vallutamist, mida ta tegelikult ei kontrollinud. Kui 2026 aasta on edasi läinud ja Ukraina droonide ülekaal on muutunud selgemaks, üritab Putin jätkuvalt koos hoida lagunevat narratiivi Venemaa paratamatust võidust. Me nägime seda märtsi lõpus, mis, nagu te ehk mäletate, oli 2026 aastal Venemaa jaoks rekordiline kaotuste kuu. Putin reageeris oma vananenud taktika tõttu tekkinud tohututele kaotustele omaenda sõdurite seas sellega, et andis Ukrainale 2-kuulise tähtaja Donbassist lahkumiseks. Mis juhtub, kui Ukraina keeldub? Venemaa ründab ja võidab kuidagi. Kuidas Venemaa seda teha kavatseb, kui märtsis alustatud kevadrünnak pole tegelikult edu toonud ja Ukraina hävitab keskmise tegevusraadiusega droonidega Vene tagalat, on igaühe arvata. Rääkides sellest rünnakust, siis 25. märtsil võttis United 44 meedia kokku, kuidas Putinil tegelikult läheb.
See märkis, et Ukraina oli hävitanud nädala jagu Vene värvatuid vaid 3 päevaga ning neid saavutusi tõstis esile rekordiline 1710 kaotust ühel päeval, millest me varem rääkisime. See on kevadrünnaku tegelikkus. Segane veresaun Putini käsilastele, kui neid tambitakse nii rindel kui ka tagalas. Aga kuidas nad saaksidki midagi paremat oodata? Lisaks sellele eitusele ja illusioonile on Putin haaratud ebatervislikust paranoiast, mis võib tähendada, et tal pole tegelikult aimugi, mis rindel toimub. See on mees, kes ei kasuta mobiiltelefoni ega internetti, nagu Business Insider paljastas 2023 aasta uurimuses, kus väideti ka, et Putin võtab vastu lahinguvälja uudiseid ainult siis, kui need toovad talle tema lähikonna liikmed. Putin on loonud enda ümber infovaakumi ja igaüks, kes üritab seda vaakumit lävistada, ei püsi tema läheduses tavaliselt kuigi kaua. Oi, härra Belousov. Võib-olla poleks pidanud olema nii otsekohene Venemaa droonitehnoloogia olukorra suhtes. Võib-olla ootab teid ees kukkumine aknast või kui teil veab, siis lavastatud korruptsioonisüüdistus sellelt samalt mehelt, kes kogu Kremlis korruptsiooni soodustab. On veelgi rohkem kuulujutte, et Vladimir Putin on pöördunud Venemaa oligarhide poole, paludes neil otse Ukraina sõda rahastada, kuigi poliitiku teatel on Putin neid kuulujutte eitanud. See näiteks siiski, et tal on vähemalt mingil määral arusaam sellest, kui halvasti sõda on ebaõnnestunud. Venemaa ei peaks küsima rohkem raha sõjaliseks ettevõtmiseks, mis pidi lõppema päevadega, kuid nüüd on möödunud 4 aastat ja olukord Venemaa jaoks ainult halveneb. Putini täielik eitamine sellest, mis Ukrainas toimub, tähendab, et sõda on kaotatud. Venemaa ei suuda taastuda Ukraina droonide ülekaalu vastu ning Putini ümber on palju hääli, keda Venemaa juht lihtsalt eirab. Oleme mõnda neist selles videos esile tõstnud, kuid neid on palju rohkem. Ukraina lahinguvälja strateegia tekitab Kremlis veelgi rohkem ärevust kui need, millest siin rääkisime, ning kõigest sellest saad teada, kui vaatad meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis kindlasti vajuta tellimise nuppu, et sa ei jääks ilma sellest, mida The Military Show järgmiseks pakub. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!